Kümned miljonid inimesed üle maailma on loomulikult jälginud FIFA maailma meistrivõistlusi, rääkimata neist, kes on käinud erinevatel mängudel kohapeal. Me teame, et toimus põnev vastasseis tuntud rivaalide Inglismaa ja Argentiina vahel. Briti autor tuletab meile meelde ka unustatud peatüki jalgpalli ajaloos, mida Ameerikas nimetatakse sokkeriks. Ja tema uus raamat Digging Deep toob päevavalgele 11 juudi jalgpallitähe lood, kelle karjäärid ja elud katkestas holokaust. David Bolchover, raamatu Digging Deep, Unearthing the Stories of 11 Murdered Jewish Footballers. Autor liitub meiega nüüd Londonis. Tere ja aitäh! Aitäh kutsumast! See on kindlasti üsna keeruline teema, millesse peate süvenema. Aga kuna kogu maailm jälgib praegu jalgpalli maailmameistrivõistlusi, siis milline on teie üldine arvamus sellest? Ja kuidas on lood juudi sportlastega, kes seda spordiala üldiselt mängivad? Kahjuks arvan, et sellel maailma meistrivõistlusel on ainult üks juudi osaleja. On ainult üks ja see on Matt Turner, kes on Ameerika Ühendriikide varuväravaht, kuid nad on nüüd välja langenud. Kahjuks oli juudi jalgpall enne holokausti väga tuntud, kuid pärast seda enam mitte nii väga. Nii, et sa alustad raamatut põneva tähelepanekuga. Sa ütlesid, et kui enamikult juutidelt küsida, et nimetada mõni kuulus jalgpallur, siis enamik ratsiks pead, eriti ameeriklased. Sest tõesti, tead, jalgpallurid ei ole päris nii kuulsad nagu need, keda me teame näiteks NBA-st või NFL-ist. No ma räägin praegu jalgpalliriikides. Nii et kui sa küsid näiteks Briti juudilt, jalgpalli hullult Briti juudilt, kui sa küsid jalgpalli hullult Briti juudilt, kes oli kõigi aegade parim Brasiilia mängija, siis nad ütleksid Pele. Kui sa küsid neilt, kes on kõigi aegade parim Argentiina mängija, siis nad hakkavad vaidlema, kas see on Maradona või Messi ja nii edasi. Aga kui sa küsid neilt, kes on kõigi aegade parim juudi jalgpallur, siis nad jäävad vastuse võlgu. Ja tegelikult, mida nad tõenäoliselt teevad, on see, et nad hakkavad naeratama, isegi naerma. Aga tegelikult, kui nad naeratavad või naeravad, siis nad naeravad holokausti üle. Nad naeravad juudi kollektiivse mälu hävitamise üle pärast holokausti. Sest juhtus see, et need suured juudi jalgpallurid eksisteerisid paljude inimeste mälestustes, kes samuti tapeti. Ja seetõttu jäi see lugu pooleli. Wow, nii et see uurimistöö kestis 6 aastat. Tead, kas oli mõni konkreetne mängija, kes oli justkui selle pikaajalise ja detailse projekti käivitajaks? Minu viimane raamat rääkis Bella Gutmanist, kes on kõigi aegade parim juudi jalgpallitreener. Ta elas üle holokausti Ungaris ja seejärel võitis ta Lissaboni Benfica meeskonnaga 2 korda Euroopa karika. Ja kui ma tema elu uurisin, avastasin ma täiesti uue maailma. Maailma, millest mul polnud aimugi, kuigi olen hull jalgpallifänn ja olen seda olnud juba väga varasest east peale. Samuti paelub mind juudi ajalugu. Ma ei teadnud sellest ajaloost midagi, aga kui ma lugesin Bella Gutmanist, avastasin ma selle maailma. Sest tema meeskonnakaaslased, treenerid, fännid, kõik, nii paljud Kesk- ja Ida-Euroopa jalgpalliga seotud inimesed olid juudid. Ja nad mängisid väga olulist rolli jalgpalli arengus sellisena, nagu me seda täna mõistame. Wow, see on tõesti põnev. Samuti kuuleb, kuidas holokaust on mõjutanud nii paljusid spordialasid. Ma mõtlen, et kuuleb lugusid poksijatest. Ma mõtlen, et oli palju tõeliselt häid maadlejaid ja poksijaid, kellest paljud pidid laagrites natside meelt lahutama. Oleme kuulnud mõningaid neist lugudest. Ma kujutan ette, et see puudutab paljusid spordialasid, mitte ainult jalgpalli. Absoluutselt, see puudutab ja ma keskendusin jalgpallile 2 põhjusel. Esiteks, see on minu kirg ja et sellise tasemega uurimistööga lõpuni jõuda, nagu sa ütled, kulus mul 6 aastat. Sul peab olema kirg, et see lõpuni viia. Aga muidugi on jalgpall ka maailma populaarseim spordiala. Ja mida see raamat mulle võimaldas teha peale lihtsalt nende 11 mängija lugude jutustamise, oli see, et ma pidin loomulikult kirjeldama nende elu olukorda, tausta ja seda, mis nendega tegelikult juhtus. Lõpuks õnnestus mul rääkida juutide 20. sajandi ajaloost ja sionismist ning Iisraeli sünnist. Läbi nende 11 mängija lugude kaudu.
Tead, üks asi, ilmselgelt me teame, et jalgpall on vist maailma populaarseim spordiala. Ma ei saa seda kindlalt väita. Seda tead sa kindlasti, aga Iisraeli lapsed unistavad kõik sellest, et olla Messi või Ronaldo. Selgita seda tunnet, et ring saab täis nüüd, kui me oleme siin Iisraelis. Riik on sündinud ja siin kasvab praegu palju lootustandvaid sportlasi. Noh, minu unistus on näha oma raamatut heebrea keelde tõlgituna. Ja ma loodan, et noored jalgpallurid Iisraelis hindavad seda, et nad jätkavad suurte juudi jalgpallurite kuulsusrikaste rikkaliku traditsiooni. Ja kuigi Iisrael on aastate jooksul kasvatanud väga häid jalgpallureid, minu arvates on see, millest Iisraelil on puudus olnud. Kollektiivne eneseusk, enesekindlus, usk sellesse, et me suudame seda teha. ja ma arvan, et kui nad mõistavad, et nad on suure traditsiooni pärijad, siis see suurendab nende enesekindlust ja viib neid suurema eduni. Me lõpetasime just ka Makaabia mängud, mis oli suurepärane võimalus nii paljudele mängijatele tulla ja olla Iisraelis. Ma mõtlen, et tõesti on palju uhkus sportlikkuse ja taassünni üle. Absoluutselt. Ja tead, jalgpallil ja spordil on juutide seas pikk ajalugu. See tõusis esile just sionistliku liikumisega. Sionistlik filosoof Marx Nordau tuli välja lihaselise judaismi ideega. Ta uskus, et juudid peaksid tulema välja oma religioossest eluviisist ješivades ning nad peaksid saama heasse vormi ja olema terved. Nad peaksid tegelema spordiga ja õppima, kuidas oma kodumaad kaitsta. Ja nii see teik algas. Ja Kesk- ning Ida-Euroopas on suur sionistlike jalgpalliklubide ja sionistlike spordiklubide traditsioon. Ja Iisraeli klubi praegu Maccabi ja Hapoel on selle suure traditsiooni pärijad. Ja üks viimane asi, ma tean, et see on natuke juhuslik küsimus ja sina tead paremini, sest sa tunned jalgpalli. Kas me saame lugeda David Beckhami juudi jalgpalluriks? Sest kas tal ei ole, ta on avalikult rääkinud, et tal on juudi vanavanem, eks? Õige, et ta on sellest avalikult rääkinud ja ma arvan tõesti, et juudid on otsinud igasuguseid häid jalgpallureid, keda nad saavad omaks pidada ja öelda, et nad on juudid. Ma mõtlen, olgem ausad, Beckhamil võivad olla juudi juured, aga ta ei ole tegelikult juut. Aga ta tunnistab ju, et tal oli juudist vanavanem, eks? Ma mõtlen, ta ei varja seda, ta on selles osas avatud, eks? Ta on selles osas täiesti avatud, aga ajaloos on palju suurepäraseid juute, keda me võime omaks pidada ja kellest me peaksime samuti inspiratsiooni ammutama. Imeline, aitäh teile, väga huvitav raamat ja palju õnne on näha, et see on olnud tõeline südameprojekt. Ja ma olen kindel, et sa oled natuke pettunud selle tulemuse pärast, aga arvestades kaotust, tundud see siiski üsna õnnelik. Absoluutselt. Järgmine kord on alati olemas.